Milline tegevus oli sulle selles projektis kõige huvitavam? Võrkpalliplatsi korrastamine, sellepärast, et see oli selline asi, kus ma sain iseennast nagu proovile panna ja kaasa aidata oma valla kui ka küla heaolu jaoks siis, et saime teha korda selle. See projekt tuli mu ellu koos minu tööga, et minust sai Haanja valla noorsootöötaja ja see tähendas ka kõiksugu arenguid ja õppeid, et projektiõpet, mida ma enne ei osanud, saime siin rakendada koos noortega. Üldse noortega koos erinevaid lahendusi otsida probleemidele, erinevaid tegevusi teha noortega, et just hästi palju sellist meeletu õppeaega. See oli kindlasti väga huvitav projekt nii noortele kui ka selle elluviijatele. Et noored said välja öelda oma mõtteid ja koos täiskasvanutega arutleda teemade üle, mis nende jaoks on probleemiks. Siis nad selle tulemusena, et nende ideedega arvestati, tunnevad nad kindlasti edaspidi ennast enesekindlamalt ja saavad motivatsiooni oma kodukoha elu parandamiseks. Projekti käigus moodustus suur võrgustik 3 valla erinevatest spetsialistidest ja arvatavasti need võrgustiku liikmed jätkavad koostööd ka pärast projekti lõppemist. Milline tegevus oli sulle selles projektis kõige huvitavam? Minu meelest oli selles projektis väga huvitav tegelikult kõik see, mis me tegime. See oli omapärane, me aitasime nagu meie enda ümbruskonnale kaasa. Me parandasime väikest hoonet, parandasime jalgpalli väravaid, otsime neile uued võrgud. Saime midagi kasulikku teha, mis oli väga hea ja meil meeldis seda teha, sest see oli meie ühiskonnale kõige parem. Meil oli endal ka huvitav. Sai tuttavaks inimestega, kellega ennem koostööd ei saanud tehtud ja värki. Mida see projekt sulle andis? See projekt andis mulle häid sõpru Haanja ja Varstu vallast. Ma tunnen seal nüüd palju rohkem neid inimesi, kes laste ja noortega tegelevad. Ja siis andis see projekt mulle kindluse, et selline hästi etteplaneeritud tegevus, nagu see kogu see 1,5 aastat oli, läks hästi ja see andiski nagu kindluse, et me oskame meeskonnana tööd hästi ette planeerida ja need ka väga hästi ellu viia. Ja ma mõtlen ka veel seda, et ma loodan, et sellest projektist on näitena kasu paljudele teistele, sellepärast, et selle projekti kokkuvõte on internetis üleval ja kõik võivad selle sealt lahti võtta ja meie teha ja meie käest abi küsida, kui nad seda soovivad. Kuidas sulle tundub,
kuidas selle kandi rahvas projektiga hakkama sai? Väga hästi, et Justiitsministeerium on kindlasti väga rahul selle projektiga, et meil ei ole selles mõttes nagu ühtegi korda olnud põhjust muretsemiseks selle projekti jooksul ja on näha, et need inimesed, kes seda projekti on siiamaani teinud, et nad on väga kogenud ja nad on varem sarnaseid väga toredaid ettevõtmisi teinud ja selles mõttes kõik on väga-väga hästi. Mis meist meelde jääb? Meelde jääb näiteks noorte kaasamine, et see, et näiteks noored ise said kaardistada oma kogukonna selliseid väikeseid murekohti, mis neid võib-olla natukene hirmutab või kus nad ennast ebaturvaliselt tunnevad, et see on kindlasti miski, mida kõikidele teistele kogukondadele soovitada, et ega siis ainult täiskasvanute vaatevinklist ei pea siis seda kogukonna tervikpilti vaatama, vaid et peaks tegelikult ju arvestama ka laste siis nii-öelda arusaamisega siis linnapildist või siis oma kogukonnapildist. Et nemad ju liiklevad samamoodi igapäevaselt nendel samadel tänavatel, et selles mõttes see on kindlasti kõige vingem asi, mida siin kandis tehti. Need noorte arutelud olid nii noortele endale kui ka võrgustikule väga olulised ja loodetavasti, kuna projekti nimi oli Hooliv kogukond, siis loodetavasti muutusid projektis osalenud noored ka ise hoolivamaks oma lähedaste ja oma kogukonna vastu.